Ajan see ära, kuskil minutit 10 ma käin ära, siis ma tulen jutustega teie seni. Anname selle Ennule maigi ja teil see töö istub. Jaa. Ja niimoodi kuule Jaan, mul on sulle, Eedil on üks tellimine välja pakkuda. Oleks vaja tead 50 kiilo, mis puu sisse lüüa, suure paku sisse lüüa ja siis paku lõhki ajaks kuulda. Kuule, see vigurikka ei mahu sul või? Ei kurat, pakud on ikka jõle vähetab. Tal on näts ja näts, siis kurat ei lõhu. Aga kas sa seda oksa suunda ka vaatad seal või? Minu arust seal ei, see masin lõhub, aga suured pakud on, nad ei mahu peale väisad. Kui pooleks saaks, nüüd on enamus pakkusid on suured ja nad seal on jõuliigutusi teinud ise. Mina ei saa seda norseeriks sees, mul on see kelle ja kokku õmmetud 7 tükist kuuldel. Kuram, ma ei oska ka ütelda, millest seda teha. Ma ei ole äsi alla tulnudki teinud enam hulka aega. Selle põrgulise peab karastama mõlemast otsist, muidu ta ei kesta ja noh, õige oleks sellele niisuguse puutõlvaga peale lüüa, mitte raudhaamriga. Siis see asi kestab kauem, muidu peksab ta pasunasse ära. Selge. Aga mis seal vaja läheb? Ma võin materjali otsida kuskilt, Tartust kuskilt, müüa ikka on. Ei noh, mul mingit materjali on, aga seda sepistamist, kuram, mul on need käed niisugused mädad. Ei hoia kinni, kuram, vaat mis on häda. Aga võib-olla kuidagi käiaga lõikamisega saab suurest luust ära teha. See on jah, kiiluga on asi kindel. Ma tegin siin vahepeal sellest sarepuu kiilut tegin, noh läks katki, võtsin teise ja neid sai terve hunnik ära raisatud, tollega saab ka. No jah, tal oli, ma ei tea, ühe oli poiss võtnud ja oli tema ära kaotanud ja tal oli enne olnud olemas muidu õues. Vaata, sul see Fiskarsi kirves on või? 2 tükki. No see peaks lõhkuma hästi. Mina möödunud aastal sellega kõik lõhkusid. Ta ütleb, nüüd on kidaks temana, 30 senti jäädad pakud. Sealt peab servast hakkama võtma, kui tsentrist ei lähe, siis peab niimoodi kahelt poolt lapakad maha võtma ja siis 90 kraadi pööre ja siis saab ta väiksemaks. Ja haava pakud. Ei, kui ta juba pooleks saaks, siis oleks paned masinaga edasi nagu juhti. Jaa, ma tegin täna oma masinat. Saepõll sai peale ja see kaitse sai paika ja see küna sai külge keevitatud ära ja täna olengi tegelenud selle asjaga puhtalt. Ma ei teagi, mis ma homme hakkan tegema, kas ma teen mootori kinnituse või hakkan seda moonusvindi võlli tegema. Ma olen 2 laadrit nii ära peitnud kõige puhkidega, nii et ei tea, kuhu ma nad panin. Mälu on nüüd mäda, hulka aega ei ole teinud ka midagi ja noh, suured asjad peaks pääle komistama, ei komista pääle ka. Müts oli kuram 3-4 päeva kadunud ja täna lähen ja võtan mütsi kuramus. Muidu otsi nii, et vaata, pead rohtu võtma, nii närvi läheb. Mul on ka täna leidsin lauakruustangid üles, spetsiaalsed ja küll mul läks neid hädasti vaja. Töögi jäi selle pärast pooleli ju. Jah, nii need asjad on, midagi tule teha. Vaata, hommikul oli siin 2 peal levi. Berta Martaga sain jutule ja siis selle Haraldiga, see on 1 LS vist. Tuli kuskil 5-7-ga siia 50 vatiga. Ja ma tean Haraldit hästi, ta elab Nõmmel. Jah.
tuli vapralt ja ma ei tea, kaua see levi kestis, aga noh, 3,5 peal oli levi nagu viletsam tunduvalt ja 10 on lahti praegu ja CB kah siin tee pealt. Nii et niisugused uudised on. Nüüd on 10. Ma ei tea, mis. Siin nad jutustavad usinasti. Ja ma palju, aga töötasin peal teie siiditendi peal ja tulid nagu üllatab kuulda. Ja, ma lasin päris seda 28 megat. Nii et siin on, vahepeal oli nagu vaikus, aga nüüd jälle madistavad. Ja eile õhtul oli veel 11:30 oli siin jutustamist 28 peal. Poole ma jäin jälle, saingi jälle magama ja poole ärkasin üles, siis läksin teki alla. Hommikul kurat ei saa kuidagi üles, tead, jõud on nii väikseks jäänud, et ei jaksa istukile tõustes, kui juba kuidagimoodi punnitad ennast istukile, siis hakkad tasakesi sammusid mõõtma. Ja kohe ei saa alla minna, muidu käid trepi peal käntse kuuldel. Ja, no see on paha lugu. Miks ma CB-d ei kuulnud? Asi väga lihtne. Mul on seal see 75-ne see isane üleminek. Ja see emane on 50-ne.